Sulev Nõmmik. Söö, pojuke, söö. Pole viga, ema. Pole viga. Me neid kõiki veel. Saad aru? Psst! Said aru? Nii nagu rähnipoeg peab ronima puu otsa, nii läks nooruke Sulev Nõmmik teatrisse. Esmalt elektrikuks, aga peagi tegi ta kandemängija rolli Kalevipojas ja 16 naist tantsisid tema ümber. See ongi õnn. Balletikoolis vaadati esmalt Nõmmikut kahtlevalt. Käed ja jalad on küll liiga lühikesed, aga no proovime. Jah, printsid ja armastajad polnud tema rollid. Ta oli karaktertantsija, keda tulid ka kolleegid lava kõrvale vaatama, sest see oli lihtsalt nii lõbus. Ballett aitas Nõmmikut ka sõjaväes, kus ta andis ülemuse tütrele balletitunde ja pärast istus õhtusöögilauda. Väike Sulev ei teadnud, kes on tema isa. Teda kasvatasid ema ja 3 tädi suure armastusega. Ilmselt seepärast oli ta ka ise soe hing, nii koomiku tekstikirjutajana kui ka teatri- ja filmilavastajana. Tema naljad polnud kunagi kurjad, isegi kui need olid üliteravad. Ei mees, see on siis meie Uduvere mehaanika töökoda ja see on töökoda orkester. Uduvere Aadu ja Kärna Ärni peale lihtsalt pole võimalik vihastuda. See keskmine mees, see on meie seatalitaja Andrus ja ta pille ei mängi, ta ei tee üldse mitte midagi. Tema on lihtsalt toistele suureks eeskujuks. Nõmmik on öelnud, mees, sa pead naljast aru saama. Nali pole mitte ilmaasjata maailma tehtud. Ma olen nagu eluaeg tööd teinud teisejärgulistes žanrites, nagu operett, estraad, Eesti kino, telefilme mõtlen. Aga mulle meeldib. Ja pole midagi imestada, et tema esimese filmistsenaariumi žanriks oli komöödia. Aga Ani, ma panen laulu sisse. Nõmmiku komöödiafilmid Mehed ei nuta, Noor pensionär, Siin me oleme on ja jäävad kultuslikeks. Maanduge! Neid tsiteerivad eestlased peast tunde, nagu võib kuulata kunstiteadlast. Doktor! Saatke palun kanderaam! Professor sai värske õhumürgituse!